Autoportaal annab iga kuu välja statistikat enim müüdud kasutatud autode kohta, mida teile Motomelu saates siis ka tutvustame. Oleme jõudnud siia Nordauto kasutatud autode salongi, kust on võimalik osta näiteks Maybach 200 000 eest, kuid kahjuks see auto sinna toppi ei jõudnud, vaid hoopis on seal Lõuna-Eesti rahvaauto Volkswagen Passat. See konkreetne 8 aastat vana auto väga heas varustuses maksab ainult 16 000 eurot koos käibemaksuga. Vähe populaarsem mudel, diisel, üherattaveoline, selle võiks kätte saada oluliselt soodsamalt. Seega aastat, sõidumugavust ja varustustaset arvestades on Volkswagen Passat väga turvaline valik. Vigu on vähe, hoolduskulud pigem madalad. Nagu iga kasutatud asjaga peab arvestama mõningate mööndustega. Volkswagenite ja üldse V-grupi autode puhul kipub olema DSG automaatkast mõnevõrra nõrk. Ehk siis kindlasti tasub teha autoga proovisõitu ja vaadata seda, et käigud vahetaksid sujuvalt ja hooldused oleks tehtud korrapäraselt. 10 aastale lähenevatel autodel meie kliimas on kindlasti ka rooste küsimus, ehk siis see tasuks üle vaadata. Ja kuidas nüüd võtta? Iga kulu, mis ei ole planeeritud, on kahjuks liiga suur, ehk siis ostes kasutatud auto, garantii on läbi, pane iga kuu natukene raha kõrvale ja kui midagi juhtub, on sul olemas see summa, et teha ära parandus. 5–7 aastastel autodel on võimalik ka võtta pikendatud garantiid, kindlustada näiteks suuremad vead, mootor, käigukast. Volkswagen Passatil on kindlasti põhjus, mille pärast on ta kasutatud autode müügitopis. Kui oled nõus tegema mingisuguseid möönduseid, näiteks mugavuse arvelt, siis selles edetabelis on ka täiesti pommikindel valik Toyota. Toyota 5000 eurone hinnavahe tuleb kindlasti sellest, et auto on mõnevõrra lihtsamalt varustatud, meedialust on kergelt öeldes iganenud ja selge on see, et auto on mõnevõrra mürarikkam. Tegu on kasutatud autoga ja kererooste Eesti kliimas kipub olema mõningane probleem. Jaapani autode puhul muidugi tasub meeles pidada ka seda, et diiselmootorist võib-olla tasuks mööda vaadata. Toyota bensiinimootoriga hoolimata kütusekulust võib rahulikult sõita maailma lõppu ja tagasi. Septembris tehti 7153 sõiduauto omaniku vahetust, mis on oluliselt vähem kui eelmisel aastal, mil registreeriti 14 950 tehingut. Mudelites tõusis taas selgeks liidriks BMW 3. seeria, mis vahetas septembris omanikku 374 korral. Autoportaali statistika on oluline sellepärast, et inimesed eelistavad üldiselt turvalisi valikuid. Milline see ülevaade täpselt on, mine vaata autoportaal.ee. Ja muide, seda Rubiconi ja Wranglerit ei ole enam võimalik uuena osta.